Tere hommikust, Maardu, et päike on väljas, kevad on saabumas ja meil on hea meel tervitada teid väljaspool täna. Me jätkame vastama küsimustele. Tere, lugupeetud linnapea. Tere, alati valmis vastama. Väga hea, aga siis hakkame pihta. Esimene küsimus, mida esitas Andrei, käib siis prügikonteinerite kohta. Ja tema kirjutab, et võõrad inimesed viivad prügikonteineritesse suuremahulist prügi, et tullakse autodega ja viiakse ära. Et konteiner saab niiviisi ruttu täis ning meil pole kuskil oma prügi enam viia. Mida peaksid elanikud tegema selles olukorras? Kõigepealt ma kutsun üles neid inimesi, kes veavad mujalt meie prügikonteineritesse prahti, et ikkagi need majad ei ole selle jaoks, et kuskilt mujalt sinna neid vedada. Aga mis tuleb inimestel teha, et see on lihtsalt fikseerida autonumber, kui saab teha kas või telefoniga pildi ja saata linnamajandusosakonda. Ülejäänud asjad on meie asi, meie hakkame uurima, kes seda viis, mis ta viis ja miks ta viis. Aitäh! Nii, et asume vist õiges kohas järgmist küsimust esitama, et Liina küsib. Linnas on palju toredaid mänguväljakuid lastele, kuid paraku neid ei saa kasutada vihmase ilmaga. Kõik atraktsioonid on paigaldatud maasse ning praegustel ilmadel on seal väga porine ja must. On olemas mitmeid variante, kuidas saab need mänguväljakud teha, kas et pind oleks pehmem ning porivaba. Et palume leida sellele probleemile lahenduse. Vastus on säärane, et olemasolevaid platse loomulikult juba katta mingisuguse spetsiaalne kattega ja välja kaevata kõigepealt need kiiged ja ülejäänud asjad ei ole lihtsalt võimalik. Me raputame sinna vajavaid kas liiva või mulda peale, et jääks ikkagi kuivaks, aga kõik uued platsid, laste mängude väljakud, nad on juba kõik planeeritud õige kattega ja näiteks see suur mänguväljak, mis tuleb nüüd siis Veeru ja Nurga tänaval, Veeru ja Nurga tänava vahel, et seal tuleb juba kaasaegne spetsiaalne kate, et mingit pori enam tulemas ei ole uutel mänguväljakutel. See on küll väga hea uudis. Teine Liina küsimus käib samuti mänguväljaku kohta, et nimelt palub tema paigutama rohkem kiikusid ja luua atraktsioonid ka vanematele lastele. Sest mänguvõimalused lastele, kes on vanemad kui 6 aastat, et meie linnas hetkel ei ole. Ja tänab teid vastuse eest. Loomulikult me töötame selle üle ja kõik uued väljakud tehakse nii väikeste laste jaoks kui ka vanemate laste jaoks. Mis puudutab siis olemasolevaid mänguväljakuid, siis sinna me lisame nii siia, mis meie selja taga on, kiiged ja juurde ja siis sellised mingisugused ämbliku moodi mänguasjad ja Uvele siis Nurga ja Veeru tänavale ja platsile ja samuti siis Avar tänavale tulevad sellised võrgustikud, kus inimesed või lapsed saavad siis ronida ja mugavalt ennast tunda. Et selles suunas me ka loomulikult liigume ja paneme uuemad ja kaasaegsemad siis mänguväljakud. Selge, suur tänu. Järgmine küsimus saatis meile Andrei. Et see küsimus kõlab niimoodi. Kas linn jätkab toetama teises maailmasõjas kukkunud inimeste jaanuste ümbermatmist? Ega me traditsioone ei muuda ja jätkame kindlasti, sest need vabatahtlikud, kes leiavad need langenud sõdurid nii ühelt poolt kui teiselt poolt, siis on kokku lepitud Kaitseministeeriumi niimoodi, et kes on sõdinud Nõukogude poolt, et siis maetakse Maardu linna ja kes siis teiselt pool, need maetakse siis Sinimäe kalmistule, et linn kindlasti ka jätkab seda. Maksim küsib järgmist asja. Et kas linnal oleks võimalik lahendada parkimise probleemi haigla juures? Vaatamata keelumärgile sõidavad paljud autod sisse ning pargivad oma autod haigla peaukse juures nii, nagu jumal juhatab. Et palume korraldada parkimist, et see oleks arusaadav ja mugav kõikidele inimestele. Et võtke see keelumärk kas või ära või siis paigaldage tõkkepuu ning rakendage sisesõidutasuks sümboolsed 20 senti. Ja samuti kirjutab tema, et palume lammutada haigla ja lasteaia vahelist aeda, mis oluliselt takistab liiklemist. Vastus on 2 korda lühem kui küsimus, et iga valdus, eravaldus,
milline on ka Kallavere haigla territoorium, see on eraisikute valdus, erafirma valdus, korraldab oma liiklust ise. Me saatsime loomulikult selle kirja haigla siis omanikutele edasi ja palusime neid lahendada selle küsimusi. Nii et ootame vastust juba siis omanike poolt. Et ärisektorisse linn ta võib märkuse teha, aga samas ise korraldada see liiklust ei ole õigust. Selge. Nii teiseks mureks on jällegi parkimine ja seekord juba lasteaed Rukilille juures, Nurga tänava poolt. Hommikune liiklus on seal kaootiline, ühed autod tulevad, teised lähevad. Tänav on kitsas, ühelt poolt täis pargitud, teisel pool on parkimist keelustav märk. Ja selle tulemusena on inimesed sunnitud parkima oma autod ka kõnniteedele ja rohu peale. Et palun lahendada see olukord ära. No see ei puuduta ju ainult Rukilille, vaid kõiki meie lasteaedi. Ja linnaplaneering on teate küll, millal tehtud, mis ajal, siis kui autos oli vähe ja siis see rahuldas. Et ega me ikkagi neid maju ja tänavaid laiendada ei saa ja kuskilt parkimisplatsi seal juurde ehitada ei ole lihtsalt võimalik füüsiliselt. Nii et ma palun mõistlikult suhtuda nende inimestele, kes seal pargivad ja teineteist nagu viisakalt läbi lasta ja seda liikluskorraldust siis mitte ummikusse ajada. Aga samas, miks need märgid seal meil pandud on, et just et neid platse, mis on lasteaedaid ees, kuigi on olnud väiksed, et ei pargiks need inimesed, kes tulevad töölt õhtul ära, kell 4 sinna pargivad ja kell 11 sõidavad ära. Võt selle jaoks me võtame karmid meetod vastu. Aga samas ma palun siis neid inimesi, kes toovad lapsi parkida kas või seal, ma tea, 200-300 meetrit enne seda lasteaeda. See tähendab, et 5 minutit varem tõusta, et probleem on ja lihtsalt mõistlik suhtumine ja arusaamine sellele probleemile just elanike poolt, nende lapsevanemate poolt saaks seda küsimust lahendada. Füüsilist platsi, kus me saame sinna teha, lihtsalt ei ole. Saatis meile Evgenia, et tema tunneb huvi, et millal Marto gümnaasiumil tekib uus kaasaegne stadion. Kas tekibki kunagi? Tekib kindlasti ja praegu on projekteerimine lõpus stardil. Varsti me avaldame hanke ja siin Maardu gümnaasiumi taga tuleb uus kaasaegne spordistadion, kus on siis ka kerge jõustikurada, mida linnal ei ole siin vist üle, ma tea, 20 aasta kindlasti ei ole olnud, vanasti oli meil selle linnastadionil. Ta tuleb erikattega, tartaankattega, 4 rada, siis jooksurada ja pluss veel 100-meetrine rada. Tuleb ka võrgu korvpalliväljakut uued, tulevad hüppekastid ja kõik vajalikud kerge joostlikuks siis meetmed. Aga ma arvan, et kuna eelarves on lisandatud selle väljakule, spordiväljakule 150 €, aga maksumus on poole rohkem, siis me sellel aastal 50 000 € loomulikult, aga selle maksumus on kuskil ligi 300 €, siis me teeme esimese etapi sellel aastal ja lõpetame järgmisel aastal selle spordiväljaku ära. Nii et järgmiseks suveks on lootust, et lapsed saavad nautida 1. juuni juba uuel stadionil. No ausalt öeldes me püüame midagi kõik valmis teha, aga igaks ütleme ikkagi 2 etappi on plaanis. Selge, suur tänu, lugupeetud linnapea, suur tänu teile. Kallid martolased, et ikka küsite, et ikka tunnete huvi selle vastu, mis linnas toimub. Kevad on tulnud, väljas on päike, tulge kõik õue, veetke oma aega aktiivselt ja järgmise kohtumiseni. Ma võib-olla lisaksin veel nii palju siia, et küsimusi on palju ja mõned inimesed tahavad isiklikult minuga rääkida, siis ma teatan, et minu vastuvõtuajad esmaspäeviti, mis olid kella 3-5, nad pikendavad nüüd kella 3 kuni 6 õhtul. Nii et kui teil küsimusi on, registreerige ennast vastuvõtule ja ma püüan vastata ja lahendada teie küsimused.